Sõjajärgne aeg polnud Eesti Vabariigis just kerge. Lisaks sõjas purustatud taastamise raskustele ägenesid repressioonid ning toimusid küüditamised. Kunst oli surutud sotsialistliku realismi ideoloogia raamidesse. Mis tahes katsed oma loomingulist ideed muul moel väljendada loeti dissidentluseks ning see võis traagiliselt lõppeda. Peale Stalini surma 1953. aastal hakkas olukord küll leebuma ning juba 4 aastat hiljem, 1957. aastal, toimus Moskvas 6. ülemaailmne üliõpilaste noorsofestival, milles sai Nikita Hruštšovi ajal alanud sulaperioodi kultuuriline algus. Festivalile saadeti Leili Muuga, Endel Daniloo ja teisi noori kunstnikke. Neile avanes võimalus suhelda piiritaguste noorte kunstnike abstraktsionistidega ja neist kohtumistest sai uut inspiratsiooni ammutada. Sotsialismi vundamenti hakkasid ilmuma üha suuremad praod ning ka Eesti kunsti hakkasid üha sagedamini ja eredamalt ilmuma üldistatud vormid, värvide mäng ja elulisemad inimlikumad teemad. Samal aastal algab ka Tartu kunstnikemaja ehitus ja just sellest hetkest hakkab kujunema suurte tegijate plejaad, kes hakkavad tooni andma tolleaegses Eesti kunstis. Juba 60-ndatel olid kunstnikud asunud ühinema, et vahetada uudiseid, ideid, muljeid, mis polnud tolleaegses ametlikus kultuuriruumis kättesaadavad. Nii koondus Tartu Ülikooli kunstikabineti direktori Kaljo Põllo ümber suur rühmitus Visarid. Tallinnas moodustasid noored kunstnikud Tõnis Vint, Malle Leis, Jüri Arrak, Kristiina Kaasik, Tiio Pallo-Vaik, Enno Ootsing, Tõnis Laanemaa ja Aili Vint rühmituse Ank 64. Tänapäevani ei oska keegi anda täpset seletust lühendile Ank. Iga rühmitusse kuulunud kunstnik tõlgendas seda omamoodi, kuid just seda võimalus seejuures hinnatigi. Erinevad mõttelaadid said 1964. aastal ühineda uuelaadse Eesti kunsti loomiseks. Igal selle grupi liikmel oli oma äratuntav käekiri, kuid neid ühendas loobumine nõukogude temaatikast. Soov kujundada oma eristuvat nooruslikku kultuuri, mis põhineks maailma kunsti uutel suundumustel, džässil ja opkunstil. Neile kujunes iseloomulikuks isiklike subjektiivsete, ulmeliste maailmade loomine ja esteetiline nõudlikkus. Nende töödes hakkas kajastuma reaalne elu, vabadus, mässumeelsus, optimism ja lootus muutustele. Üheks rühmituse Ank 64 asutajaks ja ideoloogiliseks innustajaks kujunes kunstnik-graafik Tõnis Vint. Olles mitte ainult kunstnik, vaid ka teoreetik, lõi Tõnis Vint oma filosoofilise esteetilise süsteemi, milles ühendas kõik kaasaegsed kunstilised ja kultuurilised protsessid ning maailma kunsti ajaloo. Tema laiaulatuslik eruditsioon hõlmas kõigi mandrite iidseid tsivilisatsioone, nii üldtuntud kui ka vähem tuntud fakte ja seiku kunstiajaloost ning etnograafiast. Tõnis Vindi eesmärgiks kujunes mingis mõttes justkui sellise universaalse koodi loomine, mis ühendaks eelmiste põlvkondade teadmised ja kaasaegse kogemuse. Malle Leis võttis juba Eesti Riikliku Kunstiinstituudi üliõpilasena suuna sotsialismilt looduse mõtestamisele ning just nimelt sellele keskendudes sai hiljem tuntuks natüürmurdi ja lille kompositsioonide meistrina. Tema tööd olid välja pandud Riiklikus Tretjakovi galeriis, Eesti, USA, Poola ja Ungari muuseumites. Kristiina Kaasik liitus juba samuti üliõpilasena Ank 64 rühmitusega. Oma sõnul oli ta siis alles kujunemata kunstnik, kuid tegeles juba siis teiste grupiliikmetega suheldes metafüüsilise maailma, värvide koosmõju ning vibratsioonide ja nähtamatu sügavuse maagiaga. Selle mõistatuse lahendamisele pühendas ta kogu oma loomingulise elu. Samal ajal kui akvarellikunstnik Tiio Pallo-Vaik keskendus valguse olemuse saladuse mõistmisele. Tollal veel noor Aili Vint kujunes sügavtundeliseks ja emotsionaalseks merekunstnikuks, kes mitte ainult ei loonud meremaale, vaid suutis merd lausa portreteerida. Jüri Arrak, kunstnik, kelle nimi kuulub 100 kõige tuntuma eestlase nimistusse, keda õigustatult peetakse Eesti avangardismi alusepanijaks, osales samuti juba üliõpilasena aktiivselt rühmituses. Olles erialalt metallkunstnik, asus ta sel ajal ennast proovile panema ka maalikunstis ning sai just sellega tuntuks nii Eestis kui ka kaugel piiri taga. Rühmitusse Ank 64 kuulunud kunstnike nimesid võiks loetleda ja nende loomingu üle arutleda lõputult.
Üliõpilasaastad ei kesta kaua. Pikalt polnud määratud püsida ka rühmitusel. Ometi oli see vähem kui 5 aastat piisav aeg, et viljakal pinnasel saaks sirguda uus põlvkond kunstnikke, kellest igaühe looming vääriks omaette lugu. Nii erinevaid, kuid lõpmata andekaid, eredaid, avatud ja töökaid noori kunstnikke võiks tõega nimetada oma aja parimateks esindajateks. Üheskoos ning üksteist toetades, innustades ja ergutades suutsid nad luua selle, mida me tänapäeval võime täie veendumusega pidada unikaalseks Eesti kujutavaks kunstiks.